jaoks on pikamaa jooks on midagi sellist, mis on päris. Muidu läksid õhtul tööd vaatasid, kuidas nad inimesed viitsivad veel seal joosta seal radade peal, aga nüüd oled ise seal. Ongi see jooksu mõnu, need inimesed, see koos jooksmine, see tunne. Peaks nagu ennast hoidma ja tervist on tähtis ja ilm on hea, Tartu on kihvt, tuli Tartusse jooksma. Tervitus teile, lugupeetud spordisõbrad Ülikooli linnast Tartust. On see nüüd hea unustatud vana või midagi uut, võiks küsida 3. Tartu linnamaratoni Tartu sügisjooksu veel. See oli 31 aasta eest, kui 2 aastat pärast võiks öelda Tartu suusamaratoni uuesti sündi, pigem vast siiski teist ja varasemast palju vägevamat noorust ning aasta pärast rattaralli tulekut võttis sama meeskond Tartu matkaklubi ja Tartu linna spordikomitee baasil tegutsenud aktiivne korralduskomitee ette Tartu sügisjooksu korraldamise ning nii oligi sündinud Tartu kolmiküritus. Tõsi, 99. aastal kolis sügisjooks vahest jooksusõbralikumatele radadele Otepää Elva vahele, ikka suusamaratoni eeskuju järgides. Aga 2 aastat tagasi taas käivitati Tartu sügisjooks Ülikooli linna tänavail. Nüüd lisandus kava tõeline täispikk maraton Tartu linnamaratoni nime all. Mullu pakuti juba ka poolmaratoni ja sügisjooksu distantsiks jäi 10 kilomeetrit, nagu veel ka tudengimaratonil. Kui siin 90ndate keskpaigas oli üldse Eesti rahvaspordiüritustel suhteline madalseis ja osavõtunumbrid, mis 80ndate keskel olid mitmetuhandelised, langesid seal kuskil mõne sajani, siis oli toonane Tartu maratoni juhtkond ka dilemma ees, et mis selle Tartu sügisjooksuga ette võtta ja otsustati teha selline suur kannapööre ja viia jooks Tartu linnatänavatelt hoopis Otepää ja Elva vahele Tartu suusamaratoni radadele. Aga nüüd ajad muutusid ja me leidsime, et see omaaegne Tartu linnas toimuv suurjooks ikkagi oli väga oluline sündmus Tartu linnale ja kogu Eesti spordielule ja ühel igal Euroopal endast lugupidaval linnal peab üks suurjooks ka olema ja nii sellest mõttest tulenevalt siis otsustasimegi Tartu sügisjooksu siin Tartu linnatänavatel ellu kutsuda ja kuna see Eesti rahvasporti tase ja armastus jooksu vastu oli ka sellise tausta tasemele küündinud, et mõtlesime, et võiks ka maratoni distantsi ellu kutsuda ja nii ta siis 2 aastat tagasi sündis ja me oleme siis Tallinna maratoni järel Eesti suuruselt teine maraton. On küllaltki tõenäoline, et me koos lasteüritustega ületame 5000 osaleja numbri ja see on suurim number Tartu linnamaratoni ja sügisjooksude ajaloos. Ka 80ndatel aastatel oli neid ainult kuskil 4500 lõpetajat. Nii et kui me 5000-ga, siis me oleme rekordi püstitanud ja see on Eesti 5-6 suurima jooksu hulgas. Nii et oleme väga rahul, aga usume, et tulevik võiks näha Tartu linna tänavatel kuskil 10 000 jooksjat kokku. Mida siit tänased Tartu jooksult oodata on Tartu inimesena veel eriti? No eks ikka uhket ja ilusat sügisilma, ilusaid vaateid, kohti, kus muidu tavaliselt võib-olla joosta ei saa, siin suurel Vabaduse puiesteel ja nii edasi ja kindlasti mõnusat seltskonda, sest jooksusõbrad ju niisugused lõbusad on, kokku saavad ja korraliku spordipäeva maha peavad, et ma arvan, et see on niisugune hea emotsiooniga korralik võistlus ja spordi tegemine. Nii oligi vana hea taas üles leitud ja minnakse nagu vanasti Vabaduse puiesteelt napi 100 meetri kauguselt sellest paigast, kus 1960. aasta 16. jaanuaril Emajõe jää pealt tehti esimesed jäljed Tartu suusamaratonile. Tookord lõpetati Käärikul. Nojah,
pole tee kõrval enam ka seda stardipaigaks olnud tribüüni, kus töörahvale riigipühadel innustavaid kõnesid ja hüüdlauseid hõigati. 3. linnamaraton on alanud. Kell 9 oma 9-kraadise temperatuuriga. Ega see nüüd väga ei hellita, aga pikama jooksjale pole ju hullu. Peaasi, et vihma ja läbilõikavat külma tuult ei ole. Stardis 467 maratonijooksjat. Eestimaal on neid rohkem vaid Tallinna maratonil. Ma laulan sulle, kallis sureling, sind teiste hulgast võitjaks valisin. Oled tugev, noor ja ilus, sul peagi osaks saab vaid au ja kuulsus. Sun nime jubeldades kordab Emajõe Aten. Kõissa kodune Aten, pariti meelitav sireen. Kuldse meelse särast, võistlejate kärast, võistlus ootamas areen. Meie päris tippmaratoni mehi Tartu linnamaratoni stardis reeglina ei näe. Üllatavalt nobedalt on kohe alguses teistel eest lipanud tallinlane Tõnu Lillelaid. 10. kilomeetril olnud esimeses teeninduspunktis pärast Sõpruse silda, mille rajamine lõikas ära Anne Sõudekanali tuleviku ja võimalused võõrustada 1973. aasta Euroopa sõudmise meistrivõistlusi, juhib Tõnu Lillelaid juba 47 sekundilise eduga 5-liikmelise grupi ees, kus ultrajooksja Rait Ratasepp, hiljutine suusasprinter, nüüdne treener Vahur Teppan, Hasso Paap, Maarjo Mustasaar ja Sander Jürs. Mõni sekund tagapool tuli Jonathan Rosenbrier Inglismaalt. Olukord muutus kiiresti. 3 kilomeetrit hiljem oli Tõnu Lillelaid ees juba 55 sekundiga. Järgnesid juba kahekesi Hasso Paap ja Maarjo Mustasaar. Rait Ratasepp 4. jäi maha Paabist Mustasaarest 10 sekundit. Vahur Teppan ning Sander Jürs olid omakorda Ratasepast taga 15 sekundit. 7. tuli hetkel parim välismaalane, mullune teine Valdis Nilovs Lätist. Aga vahepaariga Teppan Jürs oli juba terve minut. Tõsi, joostud vaid 13 kilomeetrit. Tagasitulek linna ei olegi ju nii hull plaan, kui kaunid kohti läbib linnamaratoni rada. Meenuvad iseenda 31 aastat tagasi Spordilehes avaldatud kirjaread. Üleskutseks osalema Tartu sügisjooksul. Ons 20 kilomeetrit jooksjale jõukohane, aga 20 kilomeetrit mööda Emajõe kaldapealseid, läbi ihaste suvilarajoonide, männitukkade. Tundub, et võiks kõne alla tulla küll. 20 kilomeetrit Emajõe ääres koos sadade omasugustega, pärast jooksu äsjase konkurendiga suppi helpida ja siis saunas leidi visata. See on juba hoopis midagi muud, ütlete. Nii kirjutasin 31 aastat tagasi. Nüüd on siingi palju muutunud. Käib suur ihaste sillaehitus 29. kilomeetril, jätkab uhket soolojooksu Tõnu Lillelaid. Paap ja Mustasaar tulid ikka 2. 3. aga liidrist juba taga minut ja 35 sekundit. Ratasepp oli aga 4. Lillelaiust maas juba 3,5 minutit. Jürs Teppan jooksid ikka 5. 6. Ratasepast taga omakorda peaaegu 2 minutit. Millal see õige maraton siis algab? Kellele 30. kellele 35. kellele 40. kilomeetrist? Igal juhul pole linnamaraton murdnud liidrivaimu ja võimu. Kolmekümne 6. kilomeetril, kui tullakse taas üle Emajõe ja pööratakse Supilinna poole, pole Tõnu Lillelaiul põhjust tagasi vaadatagi. Seal ei ole ammu ilma mitte kedagi nägemisulatuses, ka teravaima kullipilguga jooksumehele. Ja siis tuleb vaid üks mees. See on Maarjo Mustasaar. Vaheliidriga on kasvanud 2 minuti ja 15 sekundi peale, aga ta on kindlalt teine. Hasso Paap on raskustes, veel on ta 3. Aga kui arvestada seda, et Mustasaar on juba 1,5 minutiga eest läinud, ei ole üldsegi võimatu, et viimase 6 kilomeetriga võib ta veel nii mõnegi tagant tuleva konkurendi saagiks langeda.
aga siit tuleb 3. Tartu linnamaratoni suveräänne võidumees. Lõpukilomeetritel pakutakse Tartu võimalusi ja Tartu teid veel täiega. Mis Tartu jooksja oleks, kui ei saaks võtta Munakivi tõusu Toomemäele? Aga kui sile kõnni tee kõrvale, siis väldib jooksumees loomulikult meeleldi Kivisillutist. Liieti kui ruumi, teevalikuks on ju laialt käes. Ja siis on 34-aastane Tõnu Lillelaid spordiseltsist Sparta 3. Tartu linnamaratoni võitjana päral. Raekoja platsil ääretult uhke ja sümboolne finišipaik. Algusest lõpuni juhtinud Tõnu Lillelaid lõpetab esimesena ajaga 2.32.52. Mullu Torinos joostud isiklikust rekordist jääb puudu täpselt 30 sekundit. Sellega ta on meie kõigi aegade edetabelis 8.10. Sel hooajal tõusis aga 10. Võit on kindlasti võib-olla isegi tõepoolest suurim, aga aeg on, ma ütleme, mingi 30 sekundit kiiremini jooksnud maratoni eelmine sügis, et aeg oli natukene parimal jooksul natuke alla. No ilm oli super, tuult ei olnud, temperatuur oli väga hea. Tallinna maraton ebaõnnestus, tulin siia uuesti proovima ja enestamine oli väga hea, et algusest lõpuni. Väga raskeks ei läinudki, et kokkuvõttes väga mõnus. No natuke keer kahtlus oli, et äkki kukun ära, kuna värskelt oli just maraton ebaõnnestunud, aga tunne säilis lõpuni, et oli väga hea. No tegelikult mingi poole peal ma imestasin, et vahe on just väike. Ma ei arvasin, et on suurem. Et nagu kerge pinge tekkis peale, aga lõpus juba öeldi, et vahe suureneb, et siis oli juba hea tunne. Minut ja 39 sekundit on paljudele meeldinud vahelduva pinnasega linnamaratoni finišis. Teisena oktoobris 30-seks saab Maarjo Mustasaar Tartu Ülikooli Akadeemilisest spordiklubist. Ei, mul ei olnud mingit aega ega plaani, tulin lihtsalt vaatama, kuidas jalg vastu veab, et paistab, et jäin ühte tükki. Nüüd kulub aga veel omakorda ligi 2,5 minutit ja siis on kohal 3. mees ja see on Rait Ratasep, aeg 2.36.53. Rohkem tähtis see isiklik rekord, mis ma tegin, aeg ja see taktika, et täiesti super jooks. Minu plaan oligi, et ma jooksin oma jooksu, kui nad must mööda läksid, ma ei läinud nendega kaasa, sest et see on väga oluline siin teha kõike enda järgi. Maratoni mõttes on see super rada, siin on vahepeal vaheldub asfaldilt, kruusale saab jalg puhata ja kõik, et põrutus ei teki nii suur ja ei lõhu jalgu ära lõpuks. Esikuuikusse jõudsid veel Jonathan Rosenbrier Inglismaalt ning Sander Jürs ja Vahur Teppan. Hasso Paap lõpetas alles 11. Naistest oli kiire Annika Vaher sel hooajal juba oma 6. maratonil. Viimati läbis ta maratoni 6 päeva eest Berliinis. Seda hinnatavam, et ajaga 3.09.27 jäi isiklikust rekordist puudu vaid 12 sekundit. Annika Vaher oli absoluutarvestuses 41. Naistest järgnesid talle Margit Mälter, Maris Tamm, Marion Tibar, Iina Lumiaho Soomest ja Helle Hallik. Maratoni läbis 452 kanget. Hõiska kodune Ateen, vaiti meelitab sireen. Kuldse päikse säras, võistlejate käras, võistlus lootamas on reen. Linnamaratoni programm oli tihe. Sama nime all mindi ka poolmaratoni rajale. Stardis 568 jooksjat. Kiirem oli meie parim takistusjooksja mullu samas 10-kilomeetrise sügisjooksu võitnud Kaur Kivistik, kes edestas vaid 15 sekundiga mullust poolmaratoni parimat Raivo Allat. 23-aastase Tartu kalelase Kivistiku isiklik rekord poolmaratonis jäi aga seekordsest võiduajast 1.09.55 täpselt 4 minuti ja 19 sekundi kaugusele. Mees sättis ajaks 1.10, aga kaua sa seal lindi taga ikka seisad? No ütleme nii, et ennem starti nagu sai öeldud, et võiks nagu selle tund 10-ga joosta ja siis poole maa peal vaatasin, et natuke isegi graafikust maas, et teise poole peab kiiremini jooksma ja võtsin selle käsile ja finiši sirgele tulles nägingi, et täpselt see aeg tulebki, et väga hea meel oli. Kuidas see jooksuga ise rahule jäid täna? Ütleme nii, et tunne isegi kõige parem ei olnud, aga ilm oli selle eest jällegi ideaalne, ütleme nii, ja konkurents oli ka siuke täitsa hea, et kannatas joosta. Järgnesid linnamaratoni tunamullune võitja Ivar Ivanov, Anti Puustus, Karel Viigipuu ja Morten Sata Norrast. Naistest hiilgas Lili Luik. Vaid 8 meest olid enne teda poolmaratoni lõpetanud, kui lõpetas Lili. 1.18.54 tähendab ka 7-sekundilist isikliku rekordi parandust. Õdedele Leila ja Liinale jääb ta aga ikka alla ning on meie kõigi aegade edetabelis 10. kohal. Väga rahul, isiklik rekord poolmaratonis isegi. Et rada
väga huvitav rada tegelikult, ikkagi üsna kiire tegelikult oli tõus ja langused, et mulle meeldis täitsa, mõnus on Tartus joosta, kodus joosta ikka, hea tunne. Autasustamisele kutsuti veel Olga Andreeva, Vivianne Soots, Kirti Rebane, Karmen Alnek ja Hillevi Velba. Poolmaratoni tulemuse said kirja 566 jooksjat. Taeva all ootab veel palju ilusaid maid, enda teel üles leida sul vabadus vaid ja mitte minna tast mööda. Taeva all ootab veel palju ilusaid maid, enda teel üles leida sul vabadus vaid ja ära lase püüda. Enesega võistlemine meeldib kõige rohkem. Endale ära tegemine on see, mis paneb pingutama. Oluliselt rohkem oli väljas aga lapsi 3. Tartu linnamaratoni lastejooksudele. Mullusega võrreldes lippas kesklinnas veerand 1000 last rohkem. Tillujooksul 1904, minil 733 ja kokku seega 2637 rõõmsat poissi tüdrukut. Ja lõpuks 10 kilomeetri pikkune distants, Tartu sügisjooks ja ka Tartu tudengijooks. Hõiska kodune Ateen, vaiki meelitab sireen. Tulse väikses äras, võistlejate käras, võistlus lootamas on reen. See nimi, Tartu sügisjooks, on muidugi märgilise tähendusega. 1983. aastal, kui ta ilmavalgust nägi, oli ta ju selle aja suurim rahvajooks ning sai tänaste Eesti rahvajooksude väärikaks eelkäijaks. Ja kui nüüd veel ajalukku süüvida, siis ega Tartu sügisjooks iseenesest ju kuhugi kadunud polegi olnud. Nagu teada, kannab see 2000. aastast Tartu jooksumaratoni nime, mil distants viidi Otepää-Elva vahele. Nüüd oli minemas kaugelt üle 1000 osaleja, 1301, kellest, olgu siis ette rutates öeldud, lõpujoone ületas 1300. Hõiska kodune Ateen, vaiki meelitab sireen. Tulse väikses äras, võistlejate käras, võistlus lootamas on reen. Tõis ja vaimus lumameel, ausa meelset võistlemeel. Võites hindab tuleb, see, kes sitke tugeb, au ja kuulsus tema veel. Au ja õlles ausa veel, kuulsus kuulub võikale. Võites hindab tuleb, see, kes sitke tugeb, au ja kuulsus tema veel. Võitis kaua aega meie kunagise maanteejooksude valitsev Vjatšeslav Kosseleviga heidelnud Rauno Laumets. Ajaga 30:20. Kosselev edestas ta lõpuks 36 sekundiga. Poole maa peal vaatasin, et Vjatšeslav oli üsna järgi, et ma ei uskunud, et ta sellise tempol vastu peab. Et tempo oli isegi minu jaoks, ütleme, et päris raske lõpus isegi, et oma tempos hoida. Mis sul nagu eesmärk on? No ikka neid pikemaid jookse. Praegu on see aasta läksin pikemat jooksust üle, muidu võistlesin staadionil, aga praegu meeldib ja ma arvan, et kindlasti elu parim hooaeg praegu. Uue parema sekka jooksid veel Andrus Lein, Ats Sõnajal, Jevgeni Litvin ja Deniss Kosselev. Isa ja poeg korraga autasustamisel. Naistest kuulus võit Egle Helene Ervinile. Üldjärjestuses lõpetas ta 30. Järgnesid Sille Rell, Ksenia Savtšenko, Kersti Sild ja Kristiina Laht ning Kaia-Liis Kiidli. Aga tudengijooks samal Tartu sügisjooksu rajal.
Tudengilinnas peetakse 10 kilomeetri distantsil eriarvestust ka siis üliõpilaste seas. Meestest oli kiireim Egert Virkunen, naistest aga Minna Kuslap. Ma räägiks taktikaliselt ära, et praegu peab jooksu olema hästi lihtne nagu tegelikult. Kui praegu on nagu raske, siis peaks tegelikult maha jääma. Vahel tahaks lüüa sassi see kogu korralikus ja asjade ring, mis aastates kogunes. Aga nii ometi ei passi, et oled kui roboti juhtmetes. It was really great. I really loved it. This is my, I can't talk. This is my 5th half marathon, but I think this is the best. Like, I love the track. I have studied in Tartu, so this is sort of like home race for me, but it was really great. Väga hea oli, hästi huvitav ja ei olnud sellist pikka ühtlast sirget, vaid sellised väiksed tänavad, mõnusad. Raskelt läks, alustasin liiga kiirelt. Aga muidu oli mõnus tunne alati finisse jõuda. Pigistavad seinad ülgu ja nagu enam püsti tõusta ei saa. Sul aeg on närgata, on vahel ainult vaja veidike mõelda ja ongi siis lahendus käes. Nii lihtsalt kui käiku see. Finišis. Tahtsin alla minuti või alla tunni. Sain ja kõigis oli sükest jooksurõõmu ja super. Kusjuures see on nagu kodurada, siin on natuke lihtsam joosta, et sa tead neid tänavaid, sa tead juba, kus umbes on see, et väga mõnus ja igal pool ergutati ja ei mõnus. Et sai sükse hea feeling või? Sai küll. See saab alati, rõpp on raske, aga sellest mõnus. Ja munakivid? Ei ole hullu. Head jalanõud ja mis siis, ega siin ei ole. Aga mis jõud on see, mis veab niimoodi jooksma? No ütleme, et minul on siuke jõud, et ma olin 2 aastat tagasi 150 kilo peaaegu. Ja ma käisin maaõpil ja nüüd ma olen nagu teine inimene ja hakkasin ratast sõitma. Ühesõnaga ma tegin nagu kõik asjad kaasa. Ja siis teen tagant järgi, proovin. Ja ütleme, et väga hea. Ja kuidas seni välja tulnud on? Väga super. Et jah. Rulluisk oli kõige raskem sellest, aga sain ka tollega hakkama ja väga mõnus. Ja on see teine elu ikka nagu siis parem elu? Täielikult, hoopis teine. Muidu läksid õhtul tööd vaatasid, kuidas nad inimesed viitsivad veel seal joosta seal radade peal, aga nüüd oled ise seal. Ja ei ole, et kuidas sa viitsid, lihtsalt see ongi nii, lähed. Praegu tundub jooksusramm lõpus kolisem kui tramm. On nii, jah? Tüüpiline maraton. Aga jah, sellega võib selle jooksuhooaja ära lõpetada ja avada teatrihooaja. Minu jaoks on pikamaa jooks on midagi sellist, mis on päris. Ma olen üle 20 aasta teatrit teinud ja mul on tunne, et seal kõik ei ole päris. Et see annab nagu võimaluse tunda midagi kindla peale päris, päris tunnet ja pikamaa jooks on töö ise endaga kõigepealt. Et see on nagu tähtis harjumus, ma arvan. Ma olen päris palju maratone jooksnud tegelikult juba esimese maratoni 25 aastat tagasi. See annab minu ealisele mehele võimaluse tunda, et ta on elus ja et ta suudab. Et maratoni jooksus on võimalik oma resultaati parandada küllalt vanas eas. Ma arvan, et ka minu paremad jooksused on veel ees. Ja mitte minnadest mööda. Taeva all oota veel palju ilusaid maid. Üles leida sul vabadus vaid ja ära lase.
kas oli nagu tähistus juba nagu välja mõeldud alguses või? no see on meil siuke traditsiooniline tähistus, et tavaliselt jooksud meil lõpevad nii, või mul vähemalt. Iga jooks, kus on, siis alati teab, kui hundiratast, siis on Aveli. Aga tänane jooks siis võib, ma saan aru, lugeda korda läinud? Ikka kindlasti korda läinud. Mille pealt siis? Mis see täna nagu see plusspoolele kanda? Täna mul oli väga hea jänes. Jah, et õpiraskuste pealt ikka, et elada välja ennast see masendumus, mis ma ei saa öelda nii koledasti kooliga. Ei, ikkagi hea jooks oli, emotsioon oli hea. Aga leevendab jooks siis seda ülikooli stressi? Ei, veel ei ole jõudnud tekkida seda stressi, aga kindlasti muidu leevendab küll, jah. Jooks leevendab kõike. Jooks on alati lahendus. Taeva all ootab veel palju ilusaid maid, enda teel üles teida sul vabadus vaid. Eufooria, head tunded. Lõpuks pingutad algust lõpuni niimoodi hambad ristis ja siis lõpuks tuleb see finiš kätte, see on väga hea tunne. Üles teida sul vabadus vaid ja ära lase püüda. Ühed peavad ikka koos tulema ju. Taeva all ootab veel palju ilusaid maid. Aga on siis kuidagi teistmoodi ka nagu õega siis koos rajale minna kui üksinda joosta või? Tunduvalt lihtsam ja mõnusam. Mis selle siis nagu mõnusamaks teeb? On sul ka nii? On küll, õega on palju parem joosta. Aga kumb siis... Rohkem emotsioone nagu. Väga positiivne. Kui eesmärk on alla 2 tunni ja 5 minutiga nurm ületatud, mis siin enam kommenteerida? Et arvestades veel enda kehakaalu 100 kilone. Et tuleb olla õnnelik ja rahul. Väga kihvt oli. Väga hea rada. Ilm on hea. Tartu on kihvt. Tuli Tartusse jooksma. Ise ka siit linnast pärit? Jah, Tartane. No ja on nurgatagused kõik tuttavad ja on see kuidagi teistmoodi ka? Hei, mõnus. Oma kodurajal on ikka mõnus joosta. Tead ju kõiki nurkasid ja kõiki tõuse. Just vastupidi annab juurde energiat. Väga lahe. Ja rada oli? Mõnus, kuiv, puhas, kõik. Rahvas oli sõbralik. Midagi öelda, super. No ikka tervist, terves kehas, terve vaim ja ise olen kogenud, et kui kehakaal tuleb juurde ja vorm läheb alla, siis ka vaim nüristub. Ja siis on loomulikult enesekindlus madalam ja tahtejõud oleks nagu parem või võinuks olla, aga peale jooksmist ja heade tulemuste loomulikult see positiivsus kandub ka tavaellu ja eesmärk ongi, kui on positiivsuses ära, siis on mille nimel ka pingutada, aga ükskõik milliste teiste eesmärkidel, teistel rinnetel elus. Taeva all ootab veel palju ilusaid maid, enda teel üles leida sul vabadus vaid. Loomulik ja eks tavapäranegi oleks teha lõpuks väikene bilanss. Raamatupidaja kalkusega saame öelda, et nii-öelda suurtel distantsidel sai lõpetajaid 2318, pluss lapsed 2637, nii et kokku ligi 5000 liikujat, 4955. Aga ehk olulisem on see, et meie suuruselt teises linnas on nüüd ka juured alla saanud linnamaraton. Huvitava ja seejuures üldsegi mitte tapvalt raske rajaga. Ka selliseid pakkumisi on rahvale vaja. Ei saagi ju olla nii, et meil oleks vaid suured lipulaevad, Tartu suusamaraton, Tallinna jooksumaraton, Tartu rattamaraton, suurjooksu ümber Viljandi järve. Meie spordikalender on küll tihe, kuid väärt ja huvitavatel ettevõtmistel on ruumi ikka ja spordisõber sellest ju ainult võidab. Nii Tartu linnajooksu programmigagi. Selleks sügiseks kõik jääme ootama sisukat suusatalve, pihlakad on marjadal lookas, pidavat seega korralik talv tulema. Näis siis. Kõike head, kohtumiseni!